Tere! Meil isetegevuslaslikul rahval on täna eesti keele õppimise materjaliks poeet, muusik, trubaduur Marek Sadama luuletus. Ma ei tea, kas see on juba lauluks saanud. Igatahes seda mina tean küll, et paremaid luuletusi kui meie praegustel muusikutel Eesti tänases kirjanduses kõrvale panna ei ole. Ka Kristiina Ehina ja tema abikaasa Silveri parimad lood saavad varem või hiljem lauludeks. Kui sa kuulad Reketi, Genka, Sammi, Nublu laulusõnu, siis nad on meie aja leelotunglad. Nii et respekt. Selle luuletuse võtsin mina, üllatus, otse loomulikult Facebookist Marek Sadama profiililt. Tal ei ole pealkirja. Meil on temaga seoses teha üht-teist. Meil siin on teha üht-teist. Ja me teeme niiviisi. Esiteks korrastame luuletuse värssideks. Seda alla noppides koristas robot ära värsipahed ja et sulle tuleks meelde, et värss on luuletuse üks salm. Enamasti 4 rida, millel siis vastavalt omavahel riimuvad kas üle ühe või kõrvuti olevad read. Siis sa saad selle näputöö ise ära teha, kui sa ei ole nii kaval, et sa ei lipsa sotsi Facebooki Mareki kodulehele. Teiseks me paneme kirjavahemärgid, kuna see on lühike tekst, siis see on päris ladusalt tehtav. Kolmandaks kirjutad sina oma sõnadega, millest trubaduur räägib. Trubaduur, see on rändmuusik, see on üks tavaline tuuritav Eesti kultuuritegelane, kes läheb täpselt sinna, kuhu kutsutakse, et hoida vorstikest leivakese peal. Täname kutsumast. 4. ülesanne on sul natukene kultuuriloolist, keeletunnetuslikku. Esiteks, mis on lähker? Ole hea, leia üles. Mis on lähker? Selles perekonnas on mõhe, lass, märss, küna ja moll ka. Nii et ühed on pealt kinni, teised lahti, ühed viskad üle õla, teise. Siis sa astud, 3. on lähker. Seejärel 4. ülesanne tahab, et sa teaksid pisut oma enese tausta, mis on ülikond su sees ja kes on jalutu Kalev. Hakkame sõitma mööda seda suurepärast luuletust. Rebisivad katki nemad ise. See on vana hea eesti keel, Kolgajani poiss, Viljandis kasvanud ja koolis käinud. Kõneleb meiega nostalgilises eesti keeles. Värsimeistrina loomulikult põhjus selles, et oleks õige hulk silpe, et tekiks rütm. Järgmine rida, nagu ka mitmed teised read, on saanud suure algustähe automaatselt. Eesti keeles erinevalt inglise ja teiste keelte luuletustest, kui luuletuses jätkub üks ja seesama lause, siis me ei pane rea algusesse üldse.
suurt tähte. Rebisivad katki nemad ise, risti lõivad ise teineteist. Koma oli esimese rea lõpus. Nii siis rebisivad katki nemad ise, koma, risti lõivad ise teineteist, risti väikese tähega, lause lõpus, punkt. Lähkritega sõnnikut ja sappi, uuri järele, mis asi on lähker. Võrreldes Toobi, Kortli ja teiste arhailiste anumatega. Sõnnikut ja sappi, koma, sõim väikese tähega, ei hooli väga, tunned teist, punkt. Kui sa oled biskviidihiir ja pedant, siis sa kiunatad praegu, tunned teist on topelt mitmus. Sul on üks variant tunnetest, teine variant tundeist. Selleks, et läheks riimi vallatles õigekeelsusega mõnevõrra, Marek Sadam, siit see tunnet teist tuli. Las olla, see on kunst. Teine salm. See oli sulle ka spikker. Sentide eest, kui sa müütad uhkust, koma. Lause jätkub väikese tähega, katad hinge võõra karraga. Ega hing läheb edasi väikese tähega, juhul kui sa ei lõpeta ära siin lauset, võid teha ka niiviisi, katad hinge võõra karraga, punkt. Ega hing ei leia kaunist puhkust, koma. Kuld väikese tähega ei võrdu taevamannaga, punkt. Vikatiga vihameelselt niites, koma, lugemata, väikese tähega lause jätkub, lugemata ainsat raamatut, koma, laada pilte väikese tähega ja üks sõna, laada pilte. Rumaluses kiites tunnistad väikese tähega end lihtsalt saamatuks. Punkt. Vabadus ei ole kõike teha. Punkt. Vabadus on ülikontsu sees. Punkt. Igaühe jaoks on kuskil reha, koma. Ootamatult väikese tähega tabada võib see. Punkt. Ja viimane salm. Rebisivad katki ennast ise. Punkt. Kurjale on tükid kerge saak. Punkt. Kalev, koma. Kalev on selles lauses ka siis, kui see on riimis ja rütmis ja luuletus. Kalev on ikka lauseliikmena üte ja tahab koma. Kalev, koma, ole kena, koma, tule appi, hüüumärk, sest see on käsk, palve, karje. Ja vastus sellele on jalutuna tulla, kuid ei saa. Punkt. Sina kirjutad oma tõlgenduse, mida Marek Sadam sulle rääkis selle poeesiga. Poees on ave alavainu väljend. Minule rääkis ta sellest, et meile ei ole vaja välisvaenlast, meile ei ole vaja droone, rakette. Me lõhume ära ise ennast ainete, viha, hirmu, vihkamisega. Lammutame ise ennast ära või siis paneme nii kaua puid alla sõbrale, naabrile, kolleegile, kuni mõlemast on järeltükid. Siis, mida kirjeldab meile veel sõber Marek Sadam? Ta räägib meile harimatutest inimestest, kes ärplevad avalikus ruumis,
oma reiside, oma einete, oma uute kallimate, omaga, ilma et oleksid ise lugenud ainsatki raamatut, on meie rahvuskehandis selliseid kõvu mehi, kes on uhked selle üle, et neil puudub lugemus. Ühtlasi tuletab hästi nappide, maitsekate ja tabavate sõnadega poeet meile meelde, et pannes seesugusele kraamile, laadapiltidele valimatult laike südameid, upsi-teisisid alla. Sa näitad, kui saamatu sa oled, sa näitad, et sa kuulud nende edukatega kokku, sulle meeldib see, sest sa tead, mis see on. Tegelikkuses on sinu suurim väärtus sinus elav härrasmees, daam, kes ei lähe kaotsi ka siis, kui sul on seljas takune undruk, tööriided, tunked, dressid, roobad. Ülikond su sees on sinu tegelik vabadus. Mis järel räägib härra Sadam meile nurga taga olevast rehast. Teate, kust kohast see reha nurga taha sai? Lauri Saatpalu pani reha nurga taha. Tal on ühes oma vemmalverssidest, millest on saanud laul, read sellest, et kuskil aianurgas ootab ema, kes panebki nurga taha ämbrid, rehad, et lapsega ei juhtuks miskit paha, sest tema laps on minister. Jaha, niisiis, vältimaks kaerajaani tantsimist reha ees on mõistlik need jalust ära panna, kui jätkub selleks mõistust. Kurjale siin me peame silmas päris sarvilist. Eesti rahvas on öelnud varem selleks, et mitte öelda välja kurat, et mitte öelda saatan, ütleb ta kuri, vana tühi. Särvik ütleb ka sörts. Nii siis ise teeme ennast katki, ise teeme üksteist katki ja olemegi kerge saak. Mis nüüd selle Kaleviga on? Tead küll, mis tekst lõpeb ridadega. Küll siis Kalev koju jõuab. Eesti rahvast uueks looma, Küll siis peerud kahel otsal lausa löövad lõkendama. Ja see on meie rahvuseepos Kalevipoeg. Minu üks kontseptsioon meie rahvaga toimuva asjus on karma klaarimine. Miks me nii nadisti edeneme, mispärast meil on pidevalt tagasilangused, miks juhtub lakkamatu instant karma, laksaki. Kas ehk sellepärast, mida kõike tegi meie eellane, vana hea Kalevipoeg? Kas ehk me klaarime seda, et ta vägistas Saarepiiga? Äkki tuletatakse meile päevast päeva meelde, et Kalevipoeg sai Soome sepalt mõõga, tähistas vindisena, tappis sepa poja ja sepp needis mõõga ära. Needuse sisu, et see mõõk raiuks pahategija jalad alt. Needus sai teoks Kääpa jões,
Kalev paha aimamatult kakerdas täitsa ise. Mõõga otsa, mis raius tema mõlemad jalad alt, põrgusse jõudes, raksas kõva mees alfaisane ennast ka rusikat pidi kaljusse kinni ja sealt me teda nüüd siis ootame. Eks saab kirjutada järgmisi luuletusi ja laule, kes selle süü ja kuidas lunastab, mismoodi see karma is a bitch. Korduv. Jama klaaritud saaks. Me püüame seda iga päev teha, eesti keelt õppides ja õpetades, üksteist hoides ja toetades ja mitte tükeldades.